No, ehitus, disain, arhitektuur, need tegelikult on kõik sellised märksõnad, mida meie oma Nurgakivi saates ikka aeg-ajalt puudutame, sest et see läheb nagu hästi meie saate teemasse. No siin Piparkoogimaania näitusel on seekord küll piparkoogimaja ja ehitus viidud täiesti uuele tasemele. Need ehitised, mis siin on lihtsalt hämmastavad ja pole ka ime, sest et paljud, kes siin sellel ehitamisel ja meisterdamisel on osalenud, on ise arhitektid ja ka kunstnikud, nii et vaatamist jagub siin kõigile, aga küsime natuke lähemalt, kuidas see kõik siin sündinud on ja mis plaanid tulevikus. Piparkoogimaania on toimunud 17 aastat juba järjest ja iga aasta on erinev teema. Sellel aastal on teemaks arhitektuur, mis tähendab, et lisaks 100 muule kunstnikule, kes siin osalevad, on meil hulgaliselt arhitekte see aasta. Teemad on täiesti seinast seina, et meil on olnud siin kunstiajalugu, mänguasjamuuseum, reis ümber maailma, mood, muusika, et me oleme teinud kõike muud kui maju ja seekord on esimest korda maju lubatud täiega teha. Ja see on tegelikult vahva sellepärast, et Piparkoogimaja on selline väga traditsiooniline ja klassikaline asi, mida jõulude ajal tehakse. Kuidas teile tundub, kuidas arhitektidel välja tuli? Ma ise vaatan, et mõned vaatenurgad nii-öelda majale on see olnud üsna unikaalsed. Jaa, arhitektid on öelnud, et nad võib-olla ei tahagi teha seda piparkoogi oma vabal ajal või tähendab seda maja oma vabal ajal, et seda nad teevad töö ajal. Näitus on toidust. Kas siin võib ka arvata, et nende vastupidavus ei ole nii hea ja kõik need näitusel väljas olevad eksponaadid ei pea vastu nii kaua kui tahaks? Millist hoolt nad teil igapäevaselt vajavad? No, piparkoogitainas on tohutult keeruline materjal, et ta juba oma raskuse all hakkab lagunema. Et me iga päev vaatame need tööd üle ja paljud vajavad remonti lausa igapäevaselt. Kas inimesi käib palju? Jaa, meil on suur rõõm, et peale koroona ikaldust on turistid tagasi ja inimesed on jälle leidnud tee siia galeriisse, et tõesti käib palju inimesi siin. No isiklikult minule tundub, et see on üsna selline unikaalne projekt ja tõeline vaatamisväärsus ja nagu ma varasemast jutust aru ka sain, siis tegelikult selliseid nii-öelda telesaateid käib teil siin erinevast paigust. Jaa, meil on käinud siin nii Eesti kanalid kui ka rahvusvahelised, et sellel aastal on meid külastanud Poola riiklik televisioon ja Soome televisioon on tulemas. Kuidas võiks öelda, kas Piparkoogimajade näitus on populaarsem täiskasvanute seas või laste seas või leiab siit igaüks midagi? Ma arvan, et see on populaarsem laste seas, aga tõelised fännid on hoopiski, me oleme vaadanud mehed. Et nii tegemise kui vaatamise juures, et nemad satuvad tõeliselt vaimustusse sellest. Ma ise vaatan, et mõned majad on sellised, muinasjutulised, mõned on väga realistliku arhitektuuriga ehk et võiks öelda makett tegelikkusest. Meile just meeldibki, et siin on hästi mitmekülgne lähenemine, et on erinevad loomealad, erinevad lähenemised, erinevad tehnikad. Et ta ei ole nagu kõik üks ja sama, et siis on huvitav vaadata. Mis siis Piparkoogimajadest saab, kui näitus läbi? No ikka suur pidu. Kunstnikud tulevad kokku ja sööme ära. Arvata võib ja kui ma aru saan, siis teil tegelikkuses allkorrusel on ka töötubade vorm, et siin saab ka pidevalt neid juurde teha, kui peaks peol neist puudust tulema. Ikka töökoda käib pidevalt. Ega midagi, ka meil on seal töökojas töö pooleli, nii et edu teile näitusel. Suur tänu. No minu vaieldamatus lemmikuks sellel näitusel sai kahtlemata see muumimaja, mis on ühtepidi niivõrd realistlik ja muumilik, teistpidi selline muinasjutuline. Aga teie tulge valige oma lemmik ise välja, näitus on avatud kuni 7. jaanuarini, nii et terve pühade aeg on aega seda külastada.